Täna Rahandusministeeriumis kohtunud Euroopa Parlamendi liikmed, meie rahandusminister ning finantspoliitika välissuhete asekantsler tõdesid, et Danske panga rahapesujuhtum on ilmselt maailma suurim, kus Vene must raha on Euroopa Liitu jõudnud. Erikomitee sõitis Eestisse, et arutada erinevate institutsioonidega Danske skandaali ja rahapesuga seonduvat. Põhiprobleem siiani on olnud just see rahvusvaheline koostöö. Et jah, ühes riigis võib keegi üritada midagi teha, aga kui sul nagu ei ole partnereid, kellega seda teha, kui sul info ei liigu, kus sul on kahtlus, et mõni riik on tahtnud läbi sinu raha pesta, ei tee sinuga koostööd ja nii edasi, siis tegelikult on probleem ja murekoht oli ka see, et tol ajal see seaduste raamistik oli nõrk, isegi pigem võib-olla kahjuks tol hetkel, et ei andnud võimalust nii jõuliselt, kui oleks võib-olla tahtnud tõkestada rahapesu. Tax 3 erikomitee esimees ütleb, et eelkõige on komitee missioon Eestis mõista üht oma allikat. Seda, et rahapesu teemat võetakse siin väga tõsiselt nii Finantsinspektsiooni, valitsuse kui ka ministrite tasandil. Can say perhaps that it seems that it's very difficult for member states, especially the smaller ones, to fight money laundering on their own. And there is a call for a more centralized system of the European Union to fight money laundering. There should probably be a central EU body charged with powers, also investigate and enforce money laundering, and the cooperation of national authorities of member states should improve. They should be more harmonized and more reinforced. Just koostöö oligi tänase briefingu põhiteema, sest nagu rõhutati, Danske panga juhtum on lausa õpikunäide sellest, mis juhtub, kui eri riikide finantsinspektsioonid koostööd ei tee. Hetkel on siiski infovahetus oluliselt paranenud. Täna nii Eesti pool kui Taani pool väga läbipaistvalt menetlevad seda. Ja tänu sellele asjade süvakuti minemisele on tulnud ka väga niisuguseid elulisi ja asjalikke ettepanekuid, kuidas laiemalt võidelda terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu.